tänase õhtu teemaks on meil kaks lühikest Jeesuse tähendamissõna, mis ma ka ette loen Matteuse evangeeliumi 13. peatükist 44. kuni 45. salmini. Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis selle jälle. Ta läheb rõõmuga ja müüb ära kõik, mis tal on, ning ostab tolle põllu. Taas on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärle. Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, ta läks ja müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle. Aamen. Nagu ma rääkisin oma sissejuhatavas loengus tähendamissõnadest, on väga palju erinevaid tähendamissõnade liike. On allegooria, kus igale jutustuse detailile vastab üks või teine konkreetne asi. On eeskuju jutustus, millest kõige tuntum ilmselt on Halaste ja Samaaria mehe lugu, mille moraal, kui nii võib öelda, on siis kutsuda üles loo kuulajaid või lugejaid käituma samamoodi nagu loos esile toodud tegelane käitus. Ja ka tänased kaks tähendamissõna esindavad ühte konkreetset tähendamissõnade tüüpi või liiki, nii nagu need Uue Testamendi teaduses jagatakse. Ja eestikeelses kirjanduses on selle tüübi või liigi kohta siis juurdunud juba, võib öelda niimoodi tõlkekirjanduse kaudu, selline mõiste, nagu seda on võrdum. Ja nagu see nimetus viitab, on siis esiplaanil siin millegi võrdlemine, ja mis võrdumit siis eristab teistest tähendamissõnade liikidest on see, et kõigepealt alguses esitataksegi võrdlus, mis on võti siis selle tähendamissõna mõistmiseks. Ja see, millest nendes võrdumides juttu on alati Jumala riik või taevariik. See on Jeesuse kuulutuse üks selline, üks põhilisemaid või lausa kõige olulisem mõiste, võib niimoodi öelda. Jumala riik on siis selle mõiste nii-öelda normaalkuju või levinud kuju. Taevariik on haruldasem, aga Matteuse evangeelium seda kasutab. On tegemist siis sellise eufemismiga, et mitte siis ainult Jumala päris nimi polnud nii püha, et juudid seda välja öelnud, vaid sõna Jumalgi oli nii püha, et seda püüti vältida Jeesuse ajal. Ja siis kasutati Jumala asemel sõna taevas, nii et taevariik ja Jumalariik on üks ja sama asi. Ja mis veel on võrdumine iseloomulik peale selle, et siin võrreldakse seda Jumala või taevariiki millegagi, on see, et ka siin esineb jutustus. Ja antud juhul on tegemist siis kahe jutustusega, aga erinevalt teistest tähendamissõnadest on võrdumis jutustus väga lühidalt sõnastatud, enamasti paari lausega, erinevalt siis näiteks allegooriatest, nagu lugu Viinamäe töölistest ja peremehest, kes usaldas Viinamäe nende kätte, kus on tegemist tõesti küllaltki pika sellise jutustusega. Siin on paari lausega siis öeldud ära, mille sarnane see taevariik on. Et need on nagu võrdumi sellised eripärad, ja neid võrdumeid leiab väga palju Uuest Testamendist, aga olgu siis öeldud, need kaks, mida me täna vaatleme, on Matteuse eripärimus, ehk siis teistes evangeeliumites, kanoonilistes evangeeliumites, rõhutan siiski, neid lugusid ei ole, aga küll on nad olemas ühes Uue Testamendi apokrüüfis, mille nimi on Tooma evangeelium, ilmselt teile tuttav raamat. Niiviisi möödunud aastal möödus siis 70 aastat selle teose avastamisest koos teiste
koptikeelsete tekstidega, mis leiti üle Egiptusest Nag-Hammadi küla lähedalt. Seda tähistati väga esindusliku rahvusvahelise konverentsiga Berliini Humboldti ülikooli juures, kus ka mul oli võimalus olla ja ettekanne pidada, küll mitte Tooma evangeeliumist, vaid ühest teisest teosest, Aadama ilmutusest, mis ka leiti koos Tooma evangeeliumiga. Ja Tooma evangeeliumis on erinevalt Matteuse evangeeliumist kõigepealt need võrdumid teineteisest lahus. Matteusel on nad üksteise järel, Tooma evangeeliumis, mis on siis üles ehitatud sellise Jeesuse ütluste kogumikuga, iga ütlus hakkab sõnadega Jeesus ütles või Jeesus ütleb, nad on lahus teineteisest. Ja teine asi on see, et ka sõnastus on oluliselt erinev Matteuse evangeeliumi omast, mis lubab arvata, et ka nende võrdumite mõte sellisel kujul, nagu Tooma evangeelium neid edastab, ei ole päris kattuv Matteuse evangeeliumi omaga. Aga ma loen ette ka mõlemad võrdumid siis Tooma evangeeliumist Luku-Maasingu tõlkes. Kõigepealt olgu nimetatud, et nende järjekord Tooma evangeeliumis on vastupidine Matteuse evangeeliumiga, kui Matteuse evangeeliumis on kõigepealt lugu selle põllusse peidetud aardest ja siis on pärlist, siis Tooma evangeeliumis on vastupidi, kõigepealt on lugu pärlist ja seejärel on lugu põllusse peidetud aardest. Ja lugu pärlist on siis 76. Jeesuse üte. Tooma evangeeliumis kõlab ta siis nii, ütles Jeesus, isa kuningriik, pange tähele, siin pole juttu ei taevariigist ega jumalariigist, vaid isa kuningriigist, on taoline kaubitsejast inimesega, kel on olemas kaupa, kui ta on leidnud ühe pärli. Too kaubitseja oli tark, ta on andnud ära kauba, on ostnud endale selle pärli ükstes. Teie ise otsige taga endale tema aaret, mis ei hääbu, mis püsib kohal, kuhu ei tüki sisse koisääl sööma ega hävita uss. Siin te näete siis seda, et sellesse Jeesuse ütlusesse on sisse töötatud üks teine Jeesuse ütlus, mis on meil ilmselt väga hästi tuntud, kus Jeesus kutsub üles muretseva varanduse pärast, mida koi ei söö ja rooste ei riku, nii nagu me teame seda kanoonilistest evangeeliumitest. Aga enne kui nagu sisuliste erinevuste juurde läheme, ma loen ette ka teise Tooma evangeeliumi Jeesuse ütluse, ehk siis lugu aardest ja põllus, see on 109. Jeesuse ütlus, ütles Jeesus, kuningriik, ja siin on lihtsalt kuningriik, mitte isa kuningriik, on taoline ühe inimesega, kel olemas oma põllus üks peidule pandud aare, tema teadmata sellest ning pärast oma suremist on jätnud selle oma pojale. Ta poeg ei teadnud, on võtnud tolle põllu, on andnud ta ära ning see, kes on ostnud, ta on tulnud, kündes on leidnud aarde, on hakanud andma raha protsendi peale neile, kellele tahab. Uue testamendi teadlaste hulgas on siis olnud vaidlus sellel teemal, kas tegemist on nii-öelda topelttähendamissõnaga, ehk teiste sõnadega, kas need kaks võrdumit kuulusid algselt kokku, nii nagu Matteuse evangeeliumi tekstis, või olidki nad iseseisvad lood, mis siis ilmselt evangelist Matteus kuna 13. peatükki ta koondas erinevaid Jeesuse tähendamissõnu, siis ühendas need teatud sarnasuste põhjal ja võib öelda niimoodi, et ei ole nagu täielikku konsensus selles küsimuses, on erinevaid arvamusi, aga hetkeseisuga tundub, et ülekaalus on need uurijad, kes arvavad, et need tähendamissõnad algselt olid iseseisvad ja alles Matteus nad ühendas. Ja see, et nad Tooma evangeeliumis esinevad niimoodi teineteisest lahus, viitab ka sellele, et nad võisid olla iseseisvad algselt, elada oma elu. Ja mis puutub siis sõnastuse erinevustesse, ütleme siis Matteuse evangeeliumis ja Tooma evangeeliumis, need on olulised, siis see lihtsalt näitab seda, et ühed ja samad Jeesuse ütted erinevates ringkondades olidki
käibel erineval kujul, nagu ma olen rõhutanud, Jeesuse pärimust ei antud edasi muutumatult, nii nagu juudi pärimust, vaid seda muudeti algusest peale, tõlgendades seda siis ühe või teise pärimuse edasiandjate grupi poolt, et see nii on, seda näitavad juba kanooniliste tähendamissõnade võrdlused omavahel, üks ja sama tähendamissõna on sageli oluliselt erinevas sõnastuses antud, nii et mõttegi muutub, rõhuasetus on erinev ja see näitab siis seda, et algkristuses olid erinevad grupid, kes seda pärimust siis edasi andsid seda tõlgendades ja ütleme, et see grupp, kes Tooma evangeeliumi taga seisis ja see grupp, kes Matteuse evangeeliumi taga seisis, olid teoloogiliselt ilmselt täiesti erinevad mõtteviisi esindavad rühmitused, aga sellest ma räägin, kui me neid tähendamissõnu võrdleme omavahel. No nii, aga tuleme nüüd siis esimese loo juurde. Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane. Nii kaua, kui ei olnud veel tänapäevast tähendamissõnade tõlgendust ja tänapäevane tähendamissõnade tõlgendus on ajaloos küllaltki noor. Selle võib paigutada siis 20. sajandi algusesse, kuskil umbes aastal 1900 paiku. Adolf Jülicher, Uue Testamendi teadlane, avaldas oma paksu mahuka tähendamissõnade seletuse raamatu, kus ta siis muutis väga oluliselt sellist pilti tähendamissõnades selle poolest, et kui varasemal ajal oli üldine siis see, et neid lugusid tõlgendati allegooriate nagu siga detail pidi midagi tähendama, siis Jülicher esmakordselt tuleb välja selle teesiga, et niimoodi see tõenäoliselt ei ole. Vähemalt enamiku tähendamissõnade puhul peame otsima kas siis enamasti ühte, vahel ka mitut erinevat nii-öelda raskuspunkti või sõnumit, mida see tähendab, seda tahame meil edastada, ilma et igal konkreetsel detailil oleks siis mingisugune konkreetne tähendus. Ja kui nüüd rääkida natukene selle esimese tähendamissõna tõlgendamise ajaloost, siis mõned sellised iseloomulikud jooned ma toon välja küll, hakkamata liigselt detailidesse laskuma ja üksikute tõlgendajate arvamusi ära tooma. Selles, et see aare või varandus, millest siin juttu on taevariik või Jumala riik, et selles nagu mingit kahtlust ei ole, ehk siis juba sel kujul, nagu see sõna on kirja pandud evangeeliumitesse, ei ole võimalik selles kahelda, aga nüüd näiteks on varasemad tõlgendajad juhtinud tähelepanu sellele, et see aarde peidetus viitab Jumala riigi nähtamatusele või tema varjul olekule inimeste eest, kuni ühel hetkel inimene selle Jumala riigi siis enda jaoks avastab või leiab ta selle siis, kui ta hakkab seda uskuma, hakkab uskuma Jeesuse kuulutust Jumala riigist. Ja teine joon, millel on tähelepanu juhitud selle inimese käitumise puhul, on siis see, et ta müüs ära kõik, mis tal on ja ostis endale põllu, et see aare, mis oli põllus, endale saada. Ja selle juures siis eriliselt rõhutatakse just nimelt neid sõnu, ta müüs ära kõik, mis tal on. Lausa vormelina esinevad need sõnad mitmetes teisteski lugudes Uues Testamendis. No kas või näiteks rikka noormehe lugu, eks ole, mis on meil hästi tuntud, kus rikas noormees tuleb Jeesuse juurde, küsib, et hea õpetaja, mida pean tegema, et pärida igavest elu. Ja siis Jeesus küsib, et sa käske tead, mis need ütlevad, siis nimetab seal mitmeid olulisemaid käske ja siis noormees ütleb, et jaa, et neid käske ma olen pidanud juba varasest lapsepõlvest peale ja siis Jeesus ütleb, et ühte on sul vaja, mine müü ära kõik, mis sul on ja ka vaestele tule järgi mind. Ehk siis teiste sõnadega, ka selles loos on moment, kus inimene loobub kõigest maisest, mis tal on,
selle jumalariigi kasuks ja eriti just, ütleme, kirikuisade eksegeesis varakristlikul perioodil ja ka keskaegsetel autoritel, kes seda askeetliku ideaali väga kõrgelt hindasid, on just rõhutatud sellele, et jumalariigi see leidmine siis ülekantud tähenduses või jumalariiki pääsemine eeldab maisest varast loobumist. Tegelikult veel 19. sajandil katoliiklikud autorid mitmed, kes seda kirja kohta tõlgendavad seda just nii ja viitavad sellele, et siin juba Jeesus viitab varatusele või vaesusele kui sellisele kristlikule ideaalile, mis on teatavasti üks munga elu põhilistest alustest. Aga kui nüüd vaadata praegust uurimisseisu või ütleme selle tähendamissõna erinevaid tõlgendusi, siis ka katoliku teoloogilises ruumis on hoopis teised aspektid kerkinud esile. Aga kõigepealt tuleb paar üldist asja selle võrdumi kohta öelda. Kõigepealt on öeldud, nagu ma varem olen juba rääkinud, et need võrdumid ja tähendamissõnad ka pikemas sõnastuses tihti on tuntud tegelikkuse kirjeldused. Ühesõnaga, seal on juttu nagu asjadest, mis olid tollastele inimestele igapäevaselt tuttavad ja seetõttu kõnekad. Ja kui me räägime nüüd sellest maasse peidetud varanduses, siis tõepoolest võib öelda, et see oli asi, mis oli tollastele inimestele tuttav, kuna väga tavaline oli siis see, et sõdade ajal ja Palestiinas oli neid rohkesti, peideti maapõue varandusi, mida siis näitavad arvukad aardeleiud, mida siis sellest piirkonnast on tulnud päevavalgele. Üks kuulsamaid nendest aardeleidudest on leitud Qumranist, Surnumere äärest, kus siis leiti ka kuulsad Surnumere käsikirjad, savianum hõberahadega. Ja ilmselt tuleb siin mõelda siis samasugusele peitaardele. Iseenesest nähtuse rahvusvaheliselt tuntud, me ei pea mõtlema spetsiifiliselt Palestiina oludele, vaid ka Eesti alalt on teatavasti leitud väga palju peitaardeid, mida erinevates muuseumides on ka eksponeeritud ja sellise asjaga on siin tegemist. Nüüd, kes on see inimene, kellest siin juttu on, päris kindlasti ei ole ta põlluomanik, sest kui ta oleks omanik, ei oleks tal ju vajadus seda põldu endal osta. Nüüd aga teisiti on seesama asi Tooma evangeeliumis, kus öeldakse, et sellel inimesel oli juba olemas tema põldu peidetud aare, aga ta ei olnud sellest teadlik. Nii et vahe on selles, et Tooma evangeeliumis on tegemist põlluomanikuga, kes ei olnud varandusest teadlik. Ja Matteuse evangeeliumis on tegemist kellegiga, kes põlluomanik ei olnud, aga kuna tal põlluga side on olemas, nagu siit ikkagi välja tuleb, siis võib arvata, et tegemist oli põlluomaniku teenistuses olnud põllutöölisega. Ta võis olla siis mingisugune päevatööline, kellele maksti siis niimoodi kordade pealt töö eest. Ta võis olla ka sulane, selles mõttes, kes oli pikemaks ajaks palgatud tööle, aga kindlasti ta polnud ori, vaid oli vaba inimene, sest kui ta oleks olnud ori, siis ei oleks väga usutav see olnud, et ta hakkab peremehelt seda põldu ostma endale. Peremees võis orjale selle põllu anda kasutusele ja lubada sellest kasu saada, kuigi ta ühe osa saagist muidugi tahtis endale, aga see, et nüüd ühe sõnaga ta lubab terve põllu endale osta päriseks, nagu see on ühemõtteliselt selge, see viitab ikkagi sellele, et tegemist on vaba inimesega, aga tõenäoliselt siis vaese inimesega. Ja nüüd võib küsida sellist asja, et miks ei tee see sulane siis nõnda, et kui ta leiab selle varanduse, ta lihtsalt vaikselt toimetab selle kõrvale ja hakkab rikka mehena elama,
päris selge on see, et ta tahab toimida ausalt, ei taha varastada, vaid saada selle põllu endale siis seaduslikul viisil ehk siis osta. Nüüd see, et ta müüb ära kõik, mis tal on, et see põld endale osta, viitab siis sellele, et tõenäoliselt oli tegemist sellise suhteliselt vaese inimesega, kes pidi kogu oma varanduse loovutama põllu eest. Ja see, et ta nüüd loobub kogu oma maisest varast, on selline evangeeliumites väga sageli esinev toopos või motiiv, kus inimesed Jumala riigi või taevariigi pärast ühest või teisest asjast loobuvad. Seesama rikka noormehe lugu on üks näide, kus Jeesus ise kutsub üles seda noormest loobuma oma varandusest. Siis on juttu sellest, kuidas jüngrid ütlevad, et nad jätsid maha kõik, mis neil oli, selleks, et Jeesusele järgneda. Ja sellest on varases Kristuses kujunenud välja ka siis selline arusaam, et varandusest loobumine või vaesus ongi nagu üldse Jeesuse jüngriks olemise eeldus või Jumala riiki pääsemise eeldus. Ütleme siis, et oli kristlikke gruppe, kes niimoodi mõtlesid. Aga samas on evangeeliumeid lugedes tervikuna selge see, et Jeesus ise seda niimoodi ei mõelnud. See, et ta üksikutel juhtudel kutsub inimese järgima ennast ja kutsub teda üles jätma maha kõik, mis tal on, ei tähenda, et ta kõikidele nendele arvukatele inimestele, kes temasse uskuma hakkasid ja teda järgisid, oleks teinud mingiks nõudeks, isegi mitte üleskutseks, aga veel enam nõudeks selle, et nad oma maisest varast loobuksid. Kuid, et varanduse omamine ei olnud sugugi esimestel sajanditel kristlikes ringkondades endast mõistetav, seda näitab kas või see, et 3. sajandi alguses pidi üks Egiptuses tegutsenud varakristlik kirikuisa Aleksandria Clemens kirjutama traktaadi, mille pealkiri oli Milline rikas päästetakse, ja seal ta püüab siis ühesõnaga tõestada seda, et varanduse olemasolu iseenesest ei ole mitte mingisugune takistus õndsaks saamisele. Ka rikkal inimesel on lootust Jumala riiki pääseda, ja kui Jeesus selle kuulsa võrdluse toob, et ennem kaamel läheb nõelasilmast läbi, kui rikas pääseb Jumala riiki, siis midagi utoopilist siin ei ole. See nõelasilm nimelt ei ole nõelasilm sõna-sõnalt, mis puhul see oleks võimatu, vaid mõeldud on ühte Jeruusalemma kitsast väravat, kust ütleme siis kaamel hea tahtmisel läbi sai, aga ta oli raske minna sealt läbi, ta pidi nii-öelda küürutama kõvasti selleks ja roomama, aga põhimõtteliselt ta sai sealt läbi. Nii et selles mõttes siis ei välistata seda taevariiki ka rikastele, ehkki leidub evangeeliumites erineval kombel väljendatud mõttest, et vaesel inimesel on lihtsam sinna pääseda. Ja teine fakt on ka see, et kui vaatame neid inimesi, kes Jeesuse vastu võtsid, siis ega nende hulgas ei ole palju rikkaid. On, ütleme, varislam Nikodemus, on Arimaatia, Joosep, mõned veel, mõned naised, keda on nimetatud, näiteks on öeldud kohe nende kohta, et nad olid jõukad, Luuke evangeelium nimetab nimeliselt selliseid mitmeid. Aga üldiselt olid Jeesuse järgijad, mitte varatud kerjused valdavalt, vaid ütleme siis sellised väiketalupojad ja käsitöölised ja ütleme suhteliselt ühiskonna materiaalses mõttes madalamasse klassi kuuluvad inimesed. Et nemad olid nagu ülekaalus. Ja kui me Pauluse koguduste pilti vaatame hiljem, ta ütleb, et tema Korintuse koguduses, mida ta ise rajas, on väga vähe tarku liha poolest, väga vähe võimsaid, väga vähe vägevaid, siis see pilt, mille ta seal maalib, viitab nagu ütleme tolle üldisele olukorra, et nii polnud mitte ainult Jeesuse lähiringkonnas, vaid ütleme kristlikes kogudustes ka kaugemal Palestiinast oli see kaua aega üpris tavaline. Ja miks see niimoodi oli, selle üle tasub mõelda loomulikult ja selle üle mõtet arutleda.
ma ei taha seda praegu teha, vaid minna edasi selle sama tähendamissõnavaatlusega. Nüüd praegu ollakse üksmeelsed selles, et selles loos on kõige olulisem mitte selle aarde varjatus ja isegi mitte see, et see mees müüs ära kõik, mis tal oli, vaid tähendamissõna võtmesõnaks on rõõm. Ta läheb rõõmuga ja müüb ära kõik, mis tal on ning ostab tolle põllu. Rõõm on Uues Testamendis üks väga oluline mõiste. Jeesus räägib rõõmust, sellest, kuidas Jumala inglid rõõmustavad või Jumal rõõmustab ühe meelt parandanud patuse pärast, rohkem kui 99 õige pärast. Paulus räägib rõõmust Jumala riigi ja lunastuse pärast. Väga tihti tal kirjades ju esineb, eks ole, valitsuseni, olge rõõmsad, issandas taas võtad, olge rõõmsad, nagu ta Filippi kirjas näiteks ütleb. Ja need, kes on juhtinud tähelepanu sellele, et evangeelium mitte küll arvulises mõttes, aga ütleme siis nagu ruumiliselt ja arvestades ühesõnaga tollaseid olusid küllaltki kiiresti siiski levis, siis mis nagu selle põhjuseks oli? Evangeelium ju ise tähendab rõõmu sõnumit või head sõnumit, eks ole. Ja võibki nagu öelda, et me võime tuua välja mingisuguseid selliseid sotsiaalseid või kultuurilisi põhjuseid, mis võisid ka kaasa aidata selle evangeeliumi levikule esimesel sajandil. Aga peamiseks põhjuseks ilmselt oli ikkagi see, et esiteks need, kes seda evangeeliumit kuulutasid inimestele midagi head, midagi, mis rõõmu neile valmistab. See oli esimene tingimus. Ja teine tingimus oli see, et need inimesed, kes seda kuulutust kuulsid, vajasid seda. Nii et kaks asja nagu kohtusid ja tänu sellele, et vajadus selle rõõmu järgi oli, siis see kuulutus nii-öelda ei põrganud vastu kivist maad, vaid kandis vilja, kui kasutada Jeesuse endagi poolt kasutatud võrdpilti ühest teisest Jeesuse mõistujutust. Ja see rõõm, millest evangeeliumites on juttu, on midagi sellist, mida ei saa inimeselt ära võtta. Ehk teiste sõnadega, ta ei ole mingi hetke emotsioon, mis tuleb ja läheb, vaid ta on, vähemalt niimoodi jääb erinevalt Uue Testamendi tekstide põhjal mulje, küllaltki selline stabiilne, ütleme siis hingeseisund, selle inimese hingeseisund, kes siis on lunastuse leidnud enda jaoks, kes on kindel selles, et talle pakutakse lunastuse võimalust. Ja see inimene võib, siis ütleme siis oma igapäevases elus kogeda ükskõik milliseid tundeid, aga ometi, kuna siis see sõnum lunastusest on teda puudutanud, siis ta kannab kuskil oma hinge sügavustes sellist tunnet või teadmist, et ta leidub midagi jäävat, mis tõttu siis see rõõm on mõeldud tõepoolest mitte mingi hetkelise emotsioonina, vaid sellise püsiva hingeseisundina, mis inimest kannab ka siis, kui võib-olla oma hinge pealispindsemates kihtides ta on kurb või murelik või kahtlev. See on mingi selline võimas jõud, mis aitab inimest edasi ka siis, kui inimlikult tundub talle kõik lootusetu ja mõttetu. Ja sellist rõõmu siis need apostlid kuulutasidki oma kaasaegsetele. Ja tähelepanuväärne selles loos on just nimelt see inimese käitumine, et ta leiab siis selle taevariigi või Jumala riigi või lunastuse või kuidas iganes me ka selle asja kohta ei ütleks. Ja teda valdab nii suur rõõm, et ta on valmis selle nimel täiesti ennast panustama, ta on valmis kõik ära andma, et
ühesõnaga siis see lunastus kätte saada. Ja siin ongi nagu see inimese reaktsioon sellele avastusele, et ta selle aarde leiab vast kõige olulisem, näidata siis seda, et Jumalariigi leidmine toob kaasa rõõmu ja see rõõm on selline, mis paneb inimest ennast täielikult panustama inimese jaoks nagu kõige olulisemaks asjaks, muutub siis see, et ta selle kahekordses tähendas seda pilti leitud varandusega tõepoolest endale saaks. Seda ei saa võtta mingisuguse käsu või reeglina, mis on inimesele peale pandud, ega ka üleskutsena igal juhul oma varandusest loobuda, aga mõte lihtsalt on see, et kui inimene on selle varanduse leidnud, siis ta lihtsalt ei saa enam rõõmu pärast või kasutajal on need muudki sõna selleks, ta lihtsalt ei saa enam teisiti, kui teha kõik endast olenev, et see nii-öelda aare siis endale kätte saada. Ehk lunastus või Jumala riik sellise inimese elus muutub niivõrd oluliseks, et kõik maised sihid ja väärtused selle kõrval kahvatuvad täielikult. Nüüd teine tähendamissõna võrdub. Võrdleb taevariiki kaupmehega, kes siis otsis ilusaid pärle ja leidis siis ühe eriti hinnalise ja läks, müüs maha kõik, mis tal on ja ostis selle. Ehk teiste sõnadega, nad on väga sarnased oma struktuurilt, need kaks võrdumit. Mõlemal puhul on tegemist varandusega, mis leitakse. Mõlemal puhul seda varanduse kätte saamiseks leidjad valmis nii-öelda panustama kõigega, aga erinevad siis see, mis asjaga seda võrreldakse, et kui see esimene on peitaare, siis siin on see pärl, mille puhul siis ei eeldata seda, et ta kusagilt maapõuest välja kaevatakse, kuidas see kaupmees selle endale saab, üksikasja siin ei täpsustata, aga tema käitumine selles suhtes on sarnane, ehkki nii-öelda sotsiaalset seisundit on tegemist hoopis vastandliku inimesega, et kui siin oli tegemist vaese põllutöölisega, siis siin on tegemist suur ärimehega, kaupmehega, kes tõenäoliselt on spetsialiseerunud väärisesemetega kauplemisele. Ja et pärli nimetatakse siin, sellel on ka suhteliselt lai selline piibelik kontekst, mida peab teadma. Nimelt Vana Testamendi tarkuskirjanduses on tarkust väga sageli, mida peetakse selliseks ihaldusväärseks ja taotamisväärseks asjaks on võrrelnud kulla ja pärlitega. Väga tavaline on see. Ja üldiselt Vana-Ida sellises pildikeeles pärl tähendab midagi eriliselt haruldast ja kallihinnalist. Kui me mõtleme sellele, et räägime Rooma riigi kontekstist näiteks, eks ole, siis neid kohti, kus pärleid oli võimalik saada, oli suhteliselt vähe. India ookean oli üks koht, kus neid toodi, mis tõttu muuseas Rooma riigil olid Indiaga väga tihedad kaubanduskontaktid esimestel sajanditel. India ei olnud mingisugune mütoloogiline muinasjutu maa kusagil kaugele, kus kunagi mingid rändurid olid käinud ja millest rohkem midagi ei teatud, vaid ikkagi ütleme siis 2 kristlikku sajandit oli väga tihe läbikäimine ja selles mõttes see pärimus, mis räägib sellest, kuidas Jeesus õpilane Toomas 12. jüngrist läheb Indiasse, ei ole sugugi utoopiline. Selles mõttes, et üks esimese sajandi juudamaalane võis väga kergelt sattuda Indiasse, pärimuse järgi ta läheb ühe kaupmehe laevaga sinna, ja me teame, et Indias asusid Rooma kaubafaktooriad, kus elas siis palju Rooma riigi erinevatest piirkondadest pärit inimesi, nii et selles mõttes midagi võimatut selles loos ei ole. Siis veel tasub nimetada ühte teksti, kus on samuti pärlist juttu. Jeesus ise ka seda pärli metafoori kasutab erinevates kontekstides. Näiteks kõige tuntum on see, kus see on tegelikult üks ilmselt vanasõna, mille ta lihtsalt võtab üles, on see, kus ta ütleb, et ärge heitke pärle sigad ette, meile kõikidele väga tuntud ütlemine. Ka seal pärl tähendab midagi hinnalist ja siis on üks tekst, mis on piibliväline tekst,
aga mille nimi on Pärlilaul. See Pärlilaul on Kaupo Maasingu poolt tõlgitud siis süüria keelest. Ja ta on seotud selle sama Tooma looga selles mõttes, et on üks varakristlik tekst, mis ei kuulu Uude Testamenti, aga millele Uue Testamendiga kokkupuutepunkte. Selle nimi on Tooma teod või Tooma tegude raamat ja tegemist on siis apokrüüfse apostlite tegude raamatuga. Neid on väga palju neid apokrüüfseid apostlite tegude raamatuid. Ta on hilisem küll kui apostlite tegude raamat Uues Testamendis oluliselt, võib-olla kuskil 3. sajandist pärit. Aga igal juhul seal on juttu sellest Tooma Indias käigust. Ja siis on seal üks selline seen, kus Toomas satub vanglasse ja seal vanglas vangidele ta laulab siis ühe laulu, milleks on see sama Pärlilaul. Ja see Pärlilaul siis lühidalt jutustab ühest kuningapojast, kes läheb kaugele maale pärlit tooma ja seal kaugel maal unustab ta siis ära, et ta on kuningapoeg. Satub väga viletsatesse oludesse ja siis saadetakse tema vanemate poolt tema kodumaalt siis nii-öelda sõnumitooja või ärataja, kes siis selle kuningapoja üles äratab. Ehk teiste sõnadega tuletab talle meelde, kes ta tegelikult on ja miks ta välja läinud on. Kõik tuleb kuningapojale meelde, saab pärli kätte ja pöördub oma kodumaale tagasi, kus ta võetakse uhkelt vastu, kingitakse talle särav aukuub. Paralleelid eelmine kord käsitletud tähendamissõnaga siis sellest samast kadunud pojast on väga ilmsed. Ongi arvatud, et Pärlilaul on üks kadunud poja loo selline tõlgendus. Aga tegelikult on vast oluline teada seda, et ka Tooma evangeeliumis on seesama, nagu ma nimetasin juba, pärlivõrdum olemas ja loen ta siis veel kord ette. Ütles Jeesus, isa kuningriik on taoline kaubitsejast inimesega, kel on olemas kaupa, kui ta on leidnud ühe pärli. Too kaubitse oli tark, ta on andnud ära kauba, on ostnud endale selle pärli üksnes. Teie ise otsige taga endale tema aaret, mis ei hääbu, mis püsiv kohal, kuhu ei tüki sisse koisääl sööb, aga hävita uss. Siin Tooma evangeeliumis ilmselt see pärl tähendab inimese varjatud jumalikku loomust, mille inimene on unustanud, mille ta peab endas avastama. Ja Tooma evangeeliumis selline enese tõelise jumalikkuse avastamine on väga läbiv motiiv, mis tõttu Tooma evangeeliumit on peetud lähedaseks sellele suudale vara Kristusest, mida siis nimetatakse gnoosiseks. Mitmedki Jeesuse ütlused siin kõlavad väga gnostiliselt, võimalik, et kohati need on gnostiliselt redigeeritud, võimalik, et see grupp, kes Tooma evangeeliumi taga seisis oma vaimulaat oli, noosi selle lähedane, aga siin siis ei ole juttu mitte Jumala riigist või taevariigist selles mõttes, nagu Jeesus seda kirjeldab, vaid tõepoolest siis inimese sellisest kõrgemast minast või jumalikust olemusest, mis temas varjatud on, mille ta on leidma endale, et siin on see gnostiline mõtteviis on selle taustaks ja tundub, et Tooma evangeeliumis see taevariik on samastatud selle inimese jumaliku minaga. Nii, aga muidu, ütleme siis võrreldes selle sama peidetud aarde looga ei ole nagu lahkuminek väga suur Tooma evangeeliumi ja Mattuse evangeeliumi vahel. Nüüd selles loos taas oluline on see, et kaupes müüs maha kõik, mis tal oli ja ostis selle pärli. Mõte on jällegi sama, inimene, kes leiab siis selle taeva Jumala riigi, ei soovi enam mitte midagi muud, kui seda endale saada ja selle nimel on ta valmis kõigega panustama. Ja nüüd, kui me küsime nende kahe võrdumi sellise moraali või mõtte kohta, siis kindlasti siin pole antud mingisugused konkreetsed käitumisreegleid, kuidas inimene peab käituma, vaid pigem kirjeldatud, kuidas ta võiks käituda või kuidas ta käitub, kui tõepoolest ta selle taevariigi leiab. Ja selles mõttes siis
ta on mõeldud selleks, et inimese jumala riigi või taeva riigi otsinguid kannustada. Ehk siis teiste sõnadega, need tähendamissõnad kõik räägivad just jumala või taeva riigist. Nad ei ütle ära, mis see jumala või taeva riik on, nad ei anna selle definitsiooni, nad kirjeldavad seda erinevatest aspektidest, inimese käitumist, kes sellega kokku puutub. Ja põhimõtteliselt nende mõte on siis aidata inimese meelel või vaimul olla avatud, kui ta selle jumala või taevariigiga kohtub, selle vastu võtmiseks, et seda eesmärki, need võrdumid ja tähendamissõnad päris kindlasti teenis, nad pole mitte meelelahutuslikul otstarbel jutustatud, vaid umbes nii nagu koanid zen budismis, eks ole, mille eesmärk on ka aidata inimesel valgustumist saavutada, nii ka taeva või jumala riigist lugude lugemine ilmselt esimeste kristlaste arvates pidi aitama inimese meelt või vaimu avada sellisel määral, et tõepoolest, kui ta selle taevariigiga silmitsi seisab, et ta oleks siis valmis seda sammu sinna astuma ja seda hüpet tegema, kui kasutada 19. sajandi kristliku mõtleja võrdpilti. Ja selles mõttes need lood olid väga, väga populaarsed esimeste kristlaste hulgas, kuna taeva või jumala riik oli ju see, millest põhiliselt räägiti kristlikus kuulutuses. Ja selles mõttes, mõnes mõttes võib ka neid võrdumeid võtta eeskuju jutustusena, erinevalt klassikalisest eeskuju jutustusest, nad ei ole küll nii üksikasjalikud, on küllagi lühidalt sõnastatud, aga mõte siis on see, et inimese käitumine selle jumala või taevariigiga kohtudes võiks siis olla umbes sarnane nagu kirjeldatud põllutöölise või kaupmehe käitumine, mis ei pea sugugi väljenduma sõna-sõnalt maisest varandusest loobumises, vaid kas või näiteks selles, et inimene, kes seda jumala või taevariiki tahab kätte saada, kui võib öelda, siis on valmis ühesõnaga panema maha kõike seda, mis on takistuseks tema ja selle taevariigi vahel, ükskõik mis aga siis ei ole, see ei pea olema üldse midagi materiaalset, selleks, et seda eesmärki siis saavutada. No vot, ja sellega me oleme nagu jõudnudki siis nende kahe looga ühele poole.